Hei armsad valgusolemuse kanali kuulajad, jälgijad, vaatajad, ma ei ole kuskile kadunud. Jah, nädal aega oli väikene paus siin erinevatel põhjustel. Tervis natukene jukerdas ja siis ma tundsin, et mu kanal kuidagi, minu isiklik kanal, tahab saada uuendust, puhastust, teistmoodi töötamist. Ja täna ma toongi sõnumi teile pisut teistmoodi. Seni olen toonud selliseid nädalasõnumeid ja nädalavahetuse sõnumeid siuksel energia ülevaate kujul, ennustuslikul kujul natukene. Aga täna ma otsustasin kaarte mitte kasutada ja mitte nii väga keskenduda ennustamisele, vaid teemale, mis läbi tulla tahab. Kindluse mõttes ma tegin selle kanalduse enne ära, kirjutasin endale üles, tegin natukene pühapäeva õhtul, tegin natukene täna hommikul ja ma jagan teiega seda sõnumit, mis läbi tuli. Märksõnu on mul siin pea 4 lehte, aga enne kui ma lähen natukene mõne jaoks võib-olla liiga utoopiliseks või liiga kastist välja, siis video esimene pool keskendub siis pigem sellisele ennustuslikule vormile ja siis sealt edasi soovitan sul astuda võimalikult kaugele välja oma mõistusest, et seda, mida ma jagan, vastu võtta. Aga sõnum, millele ma keskendun, ei ole otseselt nädalasõnum, vaid on pigem selline detsembri lõpu sõnum, mis mul tuli ja keskendub sellisele kokkuvõtvale energiale, et kuna meil on ka siin astroloogiliselt ja numeroloogiliselt vahetuse etapp ees, ehk siis aastavahetuse etapp ja selleks, et see etapp saaks võimalikult sujuvalt toimuda, on vaja teatud otsad lõpetada, kokku sõlmida ja jumalaga jätta. Meil on praegu aastanumber, mis on 9, ehk siis 2025, kui ma liidan need numbrid kokku, tuleb 9. 9 on see, mis lõpetab tsükli. 9-aastane tsükkel on siin meid õpetanud, kasvatanud, loonud. See saab nüüd omadega ümber ja lõpetab ära kõik selle, mis on siin tsüklis vaja lõpetada. 2026 on number 1. Ja number 1 on ju kõige algus. See on alustamine, see on esimene samm, see on, kus kõik hakkab looma ja liikuma ja kuna meid ootab ees ka hobuse aasta, siis hobune tahab liikuda, hobune tahab saada vabadust, hobune tahab tööd, hobune tahab fookust ja kuna meil on ka tulehobuse aasta, siis see aasta saab olema ka veel eriti selline tuline ja tegutsemine ja pigem väljapoole. Maa-aasta on yin-energia ehk siis naisenergia. Kõik see transformatsioon toimus sisemiselt. Toimus erinevad sellised sisemised kokkukukkumised, sisemised varisemised, väga tugevad transformatsioonid. Kui midagi sinu elus lagunes, siis see lagunes kuidagi nagu sinust olenemata põhjustel. Suhted lagunesid justkui nagu iseenesest, järsku jäid tööst ilma, järsku jäid millestki muust ilma. Sa ei jäänud ilma asjadest, mis on sulle mõeldud. Sa jäid ilma asjadest, mis pididki selle tsükliga lõpetatud saama. Hobuse aasta on nüüd selline, kus toimub ka veel väga palju transformatiivset, aga toimub selles plaanis, et sa otsustad selle suhtega lõppu teha, sa otsustad selle töökohaga lõppu teha, sa otsustad siin lõppu teha ja sellega alustada. Et see kõik on nagu rohkem kontrollitav, põhineb sinu otsustel ja põhineb välisel. Ja see kõik, sinu otsused, sinu valikud põhinevad sellel, kui suure puhastustöö oled sa ära teinud nüüd siin eelnevatel ja praegusel aastal. Et see tasandi puhastus on toimunud kõik põhjusega, et võimalikult palju sinu ebakindlusi, hirme, mineviku, vanasid teemasid saaks lõpetatud, et need uued otsused, mis hakkavad sündima aastal 2026, tuleksid võimalikult puhtal tasandil ja võimalikult sinu päris olemusest lähtuvalt, sinu hingehäälest lähtuvalt.
ja sellepärast kogu see virvarr sinuga on ka toimunud, et toimuks see süvapuhastus, et su pilt läheks lõpuks selgeks. Ja aasta lõpp siin meil toob meil sellist, mulle näidati ja öeldi, et tuleb nagu lõpparve teha ja jätta minevik selja taha ja ma küsisin, et kuidas siis seda teha või mis on see võti selleks, et minevikku selja taha jätta. Seda hästi tihti minu jälgijad, minu kliendid minu käest küsivad ka, et mida ma siis tegema pean, et see maha jätta. See valem ei olegi selles, et lõikad läbi ja jätad maha või unustad ära. See on tegelikult ignoreerimine ja maskeerimine. Kuidas selle minevikuga lõpparve teha on see, et sa teed rahu kõige sellega, mis on toimunud. See on rahu tasandile jõudmine. Sa teed rahu selle sündmusega, mis toimus. Sa teed rahu selle emotsiooniga, mis sinus on. Sa teed rahu sellega, et sa ei suuda rahu teha. Sa teed rahu sellega, et sa ennast pidevalt süüdistad. Ma annan endale andeks, et ma tunnen kogu aeg süüd. Mitte ma ei lükka ümber seda, et minus on süütunne või sinus siis, eks ole, et ei ürita ennast ümber veenda, et sul ei ole vaja tunda süüd, vaid ma annan endale andeks, ma aktsepteerin seda, et ma sellises olukorras tunnen ennast süüdi, sest ma olen ikkagi inimene. Kõik taandub ikkagi inimlikkusele. See on okei, et ma tunnen süüd. Ma armastan ennast sellegi poolest, et minus on süütunne, minus on häbitunne, et minus tuli üles see hirm. Ma annan endale andeks, et ma ei suuda lõpparvet teha selle kogemusega, et ma ei suuda seda maha jätta. Ma annan endale andeks, et see mineviku kaja ikka veel mind jälitab. Ehk siis see täielik rahu tegemine ja andestamine. Ja kui sa suudad minna enda sinna sellesse andestamise levelile ja endale andeks anda, et sa ei suuda andeks anda, paradoksaalne natukene, eks ole, siis see rahu hakkab iseennast looma. Sa ei pea enam hakkama seda kontrollima, sa ei pea hakkama kuidagi veenma, et see minevik on minevik, mul ei ole vaja meelde tuletada, mis iganes. Sa oled teinud rahu ja ta ei pea ennast meenutama enam. Ma annan endale rahu. Ma annan endale õiguse tunda rahu ja ma annan endale andeks, et ma ei suuda minevikku selja taha jätta. Ja usu mind, sellest pool minevikust kukubki maha. Ja sa suudadki lõpuks rahu teha. Et see rahu ja neutraalsuse tasandi leidmine enda sees võiks olla järgnevat, mis meil siin jäänud on 3 nädalat aasta lõpuni umbes. On mul õigus? Vist küll, jah. Et leida see rahu ja neutraalsuse tasand, mis iganes hirmud või negatiivsed emotsioonid sul üles tulevad, et oh my god, ma ei taha seda uude aastasse kaasa võtta. Ma teen rahu, et mul on hirm selle ees, et see tuleb nagu uude aastasse. Teen rahu sellega. See on okei. See on okei, et ma tunnen hirmu. See on okei, et ma praegu ei tea vastust, mida selle olukorraga teha. Ma valin rahu. Ma valin tunda rahu selle keskel, et minu sees on kaos. Eks ole, sul on alati valik. Ja isegi sa ei pruugi seda rahutunnet esmapilgul tunda. Sulle võib-olla alguses tunduvad need ainult tühjad sõnad, mida sa endale ütled. Aga tee see endale rutiiniks, tee see endale praktikaks. Ja järjest rohkem proovi endasse hingata seda rahutasandit ja seda stabiilsust. Kui sa hakkad selle teemaga tegelema, leia endale aeg ja ruum, et sa saad võtta enda ette need teemad, mida sa tahad maha jätta, milleks sa tahad lõpparvet teha. Ja ütle endale kõik need laused, mida iganes sul endal tulevad ja mida ma siia ka näiteks tõin. Ja hakka jälgima, mida tunneb sinu keha. Hästi tihti, kui ma endaga seda protsessi läbi teen, siis ma tunnen, kuidas mu õlad on siin kõrvade küljes kinni, kõhulihased on siia üles diafragmasse tõmmatud, hingamine toimub kuskil siin ülemises kopsude osas, on ju. Ja ma hakkan teadlikult oma keha lõdvestama. Ja sisestan kogu aeg endal seda, et ma andestan endale,
et ma tunnen süüd. Ma andestan endale, et ma ei suuda rahu teha hetkel. Ma andestan endale, et minus on see kogemus ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui keha saab ka märguande, et tal on õigus lõdvestada, tal on luba lõdvestada, tal on luba hingata ja see hingamine saab toimuda kõhtu alla vaagnesse välja, siis see annab sulle omakorda seda impulssi juurde, et vau, rahutasand on võimalik saavutada, sest närvisüsteem saab selle märguande, eks ole. Närvisüsteem tahab saada ka seda füüsilist märguannet, et ta võib rahuneda. Ja see on üks väga oluline faktor, kuidas teha oma minevikuga rahu, kuidas teha oma erinevate negatiivsete emotsioonidega rahu. Mitte läbi lõigates, mitte maskeerides, mitte ära unustades, sest see on haavakäitumine, vaid I make peace. Sest mina olen rahu ja mul on kõige muuga rahu, isegi kui tuleb üles uuesti see mingisugune emotsioon, see on okei. Las ta tuleb. Vaatled seda kõrvalt, ei lähe kaasa. Siis mulle näidati veel seda ka, et kuna aasta hakkab lõppema, eks ole, midagi on vaja maha jätta. Rääkisin siin sellest just praegu, aga vaata, mis mul siin veel on, vaesuse mentaliteet. Näidati mulle seda vaesuse mentaliteeti, et kuidagi mitte ainult rahaliselt. See on nagu üleüldse, kuidas sa oma elusse suhtud, kuidas sa ennast väljendad, kuidas sa lubad endal luua. Ja hästi tihti ma näen, et inimesed loovad sellel tasandil, et ma teen küll midagi, aga ma tean, et see ei ole piisavalt hea. Või ma tean, et see nagunii ei saa piisavalt nähtavust või ma võiksin ikka paremini ja selline enesepiitsutamine tekib ja kogu aeg on nagu selline madandav, vaene, ebapiisavus, selline mentaliteet on kogu aeg seal taga ja kogu aeg on võrdlemine, kogu aeg on nagu konkurents, et tema teeb hoopis teistmoodi, ta nagu teeb paremini kui mina ja nagu on kehvemini ja äkki ma peaks paremini, ma peaks rohkem pingutama ja kogu aeg selline nagu see ebapiisavus on seal. Ja see ei peagi olema teiste moodi esiteks. Sul peab olema enda moodi. Ja mitte keegi ei keela arvata sul enda loodust, enda loomingust, enda väljendusest, enda algatustest hästi. Isegi kui need ei loo veel niimoodi, nagu nende täispotentsiaal tulevikus saab olema. See ei tähenda, et nende praegune väärtus on olematu. Sest ilma väikese seemneta ei saa kasvada tammepuu. See väikese seemne olemasolu seal mulla sees on elutähtsusega, eks ole, see on üli oluline. Ilma seemneta ei ole tammepuud. Ehk siis see teadlikkus, uskumine, usaldus ja see väärtuse hindamine, et see, mida sa endast välja annad, on väärtuslik. Ja et sa eelkõige seda ise väärtustad ja sa ise seda tead, mitte ei oota väljaspoolt kinnitust. Sest väljaspoolt tuleb kinnitus sellele, mis sa sisemiselt arvad. Kui sa arvad, et see, mida sina välja annad, on kehvakene, su alateadvus hakkab alateadlikult otsima, et keegi kinnitaks seda, et see on, mida sina teed, et see on kehv. Ja sa kohe sellest haarad kinni, eks ole. Kui sa aga sinu alateadvus on juba häälestatud, et see, mida ma teen, on hästi, aga kuidas saaks veel paremini? Sa hakkad nägema ja märkama seda, et inimesed kiidavad sind ja võib-olla sealt tagant tulevad juba nagu sellised sõbralikud õpetussõnad, tarkuseterad, kuidas saaks veel paremini. Mis iganes valdkonda sa praegu siin sinu jaoks minu jutt ka ei puuduta, eks ole. Julge tunda enda headust. Julge tunda naudingut elust ja julgus unistada suuremalt. Ehk siis me astume uude tsüklisse, nagu ma rääkisin, ja sa ei saa minna uude tsüklisse vanade mentaliteetidega. Sa tahad oma ellu rohkem naudingut saada, aga kui sa julge tunda naudingut, kui sa julge tunda oma headust, millest me siis räägime, siis ei tule sealt elust seda naudingut, sest sa ei julge seda nagunii tunda ega vastu võtta, isegi kui sulle seda kuldkandikul pakutakse. Seega see töö alateadvusega. Ma julgen tunda naudingut, ma julgen tunda enda headust, julgen tunda enda väärtust, sest oma väärtuse tundmine ei ole isekas. See ei pea tundma oma väärtust teistega võrreldavat, et minu väärtus on parem.
või mis iganes võrdlustas ja see ego mõistust tahab panna. Minu väärtus on hea, sinu väärtus on hea ja meie väärtused täiendavad üksteist ja kummagi väärtus ei tõmba teist maha. Ja tuli ka selline lause, et te olete multidimensionaalsed olendid. Miks sa arvad, et sinu unistused ei täitu, kui universum oma väega on lõputu? Me oleme harjunud elama siin hästi tihedas kesta sees, ehk siis oma keha sees, eks ole, hästi tihedas dimensioonis, mis siis on 3. dimensioon, mis toimib oma olemuselt hästi lineaarselt ja üsna sirgjooneliselt. Aga sellest kestast me oleme tegelikult midagi palju suuremat ja palju enamat. Me oleme multidimensionaalsed. Olenevalt teadustasandist meil on võimalik kätte saada ükskõik millist informatsiooni, ükskõik millist reaalsust. Ja kui osata vahetada oma reaalsustasandit või teadustasandit tähendab, siis ongi meie unistused võimalikud. Kui sinu teadustasandis eksisteerib see, et minu unistus on liiga suur ja see ei saa täituda, siis nii ongi. Kui sa vahetad oma teadustasandit, minu unistused võivad täituda, aga mul on midagi puudu, siis sul ongi midagi puudu. Ja jällegi, kui sa lähed ülesse, minu unistused võivad täituda, ma saan selle heaks teha ise midagi, mul on vaja vastuseid, maailm annab mulle vastuseid ja maailm annab sulle vastuseid, kuidas oma unistust täita. Ehk siis see teadustasandite erinevus. Kuidas teadustasandist paremini aru saada, on näiteks see, et inimesed, kes kogevad ühte sama traumat, aga nad tulevad välja sellest erinevalt, sest neil on erinev teadustasand. Hästi mustvalge näide, eks ole. Mõni jääb täielikult traumasse, mõne teise jaoks oli see tavaline kolmapäev, sest teadustasandid on erinevad. Ja oskus iseendaga toime tulla on erinevad. Naudingute teemale siin, ma panin sellest kirja ka, suunati mind rohkem nagu vaatama, et keskendu sellele, mis toob naudingut sinu hingele. Sageli ajame segi egotasandi naudingu, mis põhineb harjumusel, tuimestamisel, eksponeerimisel, teistele näitamisel või isegi teadmatusel või argusel. Ehk siis meie naudingud keskenduvad tihtipeale sellele, mis rahustavad või õigemini oleks öelda, mis tuimestavad meie emotsioone, meie valu ja meie tegelikku reaalsust. Ehk siis meie naudingud on suuresti keskendunud nagu eemaldumisele. Mis alati ei ole vale, see on ka täiesti okei. Seda aeg-ajalt teha, aga ma näen, et üldises kollektiivses plaanis see kaalukauss on liiga sinna ühte äärde kaldu. Ja me oleme ära unustanud oma hingelised naudingud, mida tegelikult naudib hing. Ja see on tegelikult üsna kardinaalselt erinev reeglina, mida naudib egotasand. Egotasand tahab naudingut saada läbi müra, läbi valimuusika, pidu, pillerkaar, telefonis scrollimine, alkohol, kõik selline, mis nagu lahutab sind endast, ehk siis meelelahutus, eks ole, meelelahutus, mis kuidagi lahutab sind oma südame häälest, aga südame ja hingetasand tahab hoopis sügavamat ja tähendusrikkamat naudingut. Seal on teised soovid, teised eelistused ja rohkem nagu märgata seda sügavamat tasandit, milline on see sinu päris nauding, mida sa tegelikult nautida tahad, on ju. Et miks me valime need meelelahutuslikud naudingud on see, et me tahame tunda mingisugust vabadust. Me tahame tunda rõõmu. Me tahame need mured jätta selja taha, aga see kõik on ju maskeerimine tegelikult. Hing tahab tunda päris vabadust. Ja päris vabadus algab sellest, kui sa hakkad otsa vaatama sellele, mis takistab sinu vabadust. Ja proovida hakata katsetama seda, mis sulle
päriselt meeldib, mis on sinu päris nauding, mis paneb sind päriselt elama, mitte näiliselt ega illusoorselt, vaid päriselt, mis sind paneb elama. Kuna meil on, mulle näidati ka seda, et meil on käes selline suurem lähtestamise aeg, siis need egotasandi naudingud ja egotasandi arvamused ja egotasandi reaalsus tahab lahustuda, see tuleb maha jätta, siis sõltub kõik nii-öelda nagu sellisest indiviidi valmisoleku tasandist. Kuna me kollektiiv on, mis ma siia kirja panin, et toimub suur lähtestamine, igaühe panus on oluline ja see lähtestamine toimub kollektiivsel tasandil ja millest sünnib kollektiivne tasand, see sünnib indiviididest, eks ole, ja sellest moodustub kollektiiv. Ja selleks, et seda kollektiivi tasandi suurt lähtestamist võimalikult edukalt läbi viia, on vaja, et iga indiviid lähtestab iseennast. Lähtestab oma algkoodid, oma algolemuse, oma päris olemuse. Ühendudes sellega, mis päriselt tekitab naudingut. Ja ühendudes oma päris minaga läbi rahu tegemise kõige sellega, mis sind seni on ärritanud. Nii, uue alguse lood. Millise uue alguse lood endale? Kui puhtalt sa võtad vastu uue alguse? Kui sügaval tasandil suudad sa enda erinevate varjudega rahu teha ja andestada? Ja olengi siia lisaks pannud, et järgnevad 3,5 nädalat olgu aeg, et endale andestada ja rahu teha. Kuna ma vaatasin mingi hetk detsembri kollektiivset energiat ka ja see tundus mulle hästi eraklik, et inimesed tahavadki minna kookonisse peitu, ei kipu võib-olla nii väga pidutsema. Ja ma arvan, et see ongi selline kollektiivne energia, mis on meile väliselt saadetud, et me tegutseksime veel viimasel lõpul, selle aasta viimasel lõpul võimalikult palju vabastamisega, läbi rahu tegemise, läbi andestamise, läbi selle, et me tõmbame kokku otsad, mis on lahtised. Ja et saaks toimuda mingisugune lõpetatus. Nii, aga siit mulle edasi läks informatsioon päris kosmiliseks. Et kui sind huvitab Starseed teema, täheseemnete, tähehingede teema, siis palun jää kuulama. Kui sa tunned, et see on sinu jaoks too much, siis sa ei pea seda kuulama jääma. Aga alati loodan, et minu jagamised sind inspireerivad ja jällegi võta see, mis resoneerub. Kui ei resoneeru sinuga need teemad, siis liigu edasi. Mulle näidati, et miks see suur lähtestamine ja see mahajätmine, see puhastamine, rahu tegemine, miks see kõik nii oluline on see, et meil toimub teatud segunemine. Ja see sõnum tuli mul siis Andromeeda nõukogult ja ma tean juba seda varasemalt, aga mulle näidati uuesti seda, et see Andromeeda udukogu ehk siis Andromeeda galaktika ja meie linnutee galaktika, kus meie eksisteerime, need on ühinemas ja teadlaste sõnul siis see täielik ühinemine ja segunemine toimub alles 4–5 miljardi aasta pärast ehk siis väga kauges tulevikus. Energiatasandil see ühinemine juba toimub, sellepärast et Andromeeda hinged kehastuvad järjest rohkem siia. Nad varem olid väga haruldased, nad endiselt veel on üsna haruldased, aga see on kasvavas, kuidas ma ütlen, järgus, et järjest rohkem andromeedalasi siia tuleb ja üleüldse järjest rohkem täheseemneid siia planeedile Maa kehastub. Ja toimub selline energeetiline ühinemine. Ja füüsilises tasandis
Andromeeda ja Maa ühinemine toimub niimoodi, et see algne vana planeet Maa tegelikult täielikult moondub ja alles jääb ühtsusteadvus, alles jääb täiesti uuenenud kõrgteadvuslik, kõrgsageduslik planeet. Ja mulle näidati andromeedalaste poolt seda ka, et kuidas see nagu kõik toimub, kuidas see saab toimuda, on see, et ajaliinid on vaja kokku kukutada. Ehk siis see on paralleel sellele, et kõik need mineviku teemad, millest ma siin alguses ka rääkisin, see rahu tegemine kukutab vanad ajaliinid kokku. Sinu vana mina kukub kokku, sinu need vanad traumad, negatiivsed, halvad kogemused, isegi positiivsed. Kõik, mis on vana ja sul enam vaja ei ole, see kukub kokku. Vanad ajaliinid kaovad ära. Ja toimubki selline energiatasandil täielik puhastumine ja sellele annab kaasa see, et need Andromeeda udukogu energiad juba on meie väljas ja ka nende poolt toimub selline puhastamine ja minema uhamine. Et energiatasandil saaks toimuda see täielik uuenemine ja ühtsusteadvusesse jõudmine, sest me elame maailmas, mis on keskendunud duaalsusele ja eraldatusele. Meie sees ei ole ühtsuse tunnet, me oleme kõik esiteks oma algolemusest väga eraldunud. Me oleme väga eraldunud üksteisest, meil puudub ühtsuse tunne suures plaanis ja me oleme eraldunud Jumalast. Ma ei pea siin silmas kristlikut Jumalat, ma pean siin silmas Jumal kui energia. Ja me liigume sinna ühtsuse poole tagasi. Et see kõik saaks toimuda, on vaja kukutada kokku ajaliinid. Ja kuidas on toimunud eraldumine, andromeedalased mulle näitasid, üks põhjus on see, et on tekkinud ajamõiste. Ja ajamõiste on eraldanud meid inimestena üksteisest ja on eraldanud meid erinevatest dimensioonidest. Me oleme eraldunud ka läbi teadustasandite, aga üks põhjus, miks me oleme eraldunud, on aeg. Minu inimmõistus päris täpselt seda veel ei mõista, aga see on see info, mis mul läbi tuli, ehk siis ajaliinid on põhjus, miks me tunneme eraldatust. Ja nad näitasid mulle, et meie ühinemine, ehk siis inimeste ja andromeedalaste ühinemine ajaliini järgi, kus eksisteerib materiaalsus, toimub alles 4–5 miljardi aasta pärast. Meie ja andromeedalaste ühinemine ajaliinis, kus eksisteerib energeetika, see ühinemine praegu on juba päris tublisti toimumas, aga reaalsuses või olemises, kus ei eksisteeri aeg, aga mitte ühtegi ajaliini, meil ei ole seda segunemist vaja, sest me juba oleme üks. Et see on natukene selline sõnum, mis mul endal vajab seedimist ja natukene võib-olla sügavamat sukeldumist. Aga ma mingis osas saan aru sellest, et me nagunii oleme kõik üks. Lihtsalt see egotasand meis on praegu või tähendab, loob seda eraldatust ja me peame lihtsalt sellest läbi minema. Et see egotasand saaks ka aru, et tegelikult ei ole eraldatust, me juba nagunii oleme üks. Me nagunii oleme üks oma hingeperega, oma täheperega ja me ei segune siin ainult andromeedalastega, me seguneme siin ühtsusteadusega, me seguneme algallika teadusega, me tuleme tagasi kokku. Materiaalse ajaliini järgi on eraldatus. Aga kui me võtame ajaliinid ära, siis seda eraldatust ei eksisteeri tegelikult. Me oleme allikaga üks, ehk siis Jumalaga üks. Ja seda nad mulle näitasid, et me oleme sinna poole nii-öelda ka füüsilises tasandis teel ja selline isiklikul tasandil ajaliinidega rahu tegemine, et need ajaliinid saaks maha kukkuda.
mis ma tahtsin öelda, see kõik on praegu toimumas. Ja ma tegelikult siin novembri lõpupoole kogesin seda, kuidas mul mingisugused ajaliinid tulevad ülesse ja siis nagu kaovad ära. Ja mulle öeldi kogu aeg ajaliinide kokkukukkumine ja mul tekkis nagu tunne, et see ajaliinide kokkukukkumine tähendab nagu midagi raputavat ja katastroofilist. Tegelikult mitte, see on lihtsalt see, et need vajuvad ära sinna, ma isegi ei tea, kuhu, ärge küsige, Akashi kroonikates öeldakse mulle praegu, et nagu kuskile suure paksu raamatu vahele. Ja need ei eksisteeri enam meie reaalsuses, sest kõik on siin ja praegu, kõik on üks ja aja mõiste on ainult loodud selleks, et tekitada meis eraldatust. Nii. Ja siis mul tuli selline lause, et kui ma hakkan seda sõnumit jagama, et võib-olla mõnel tekib selline tunne, et kui ma ei vabasta piisavalt, kas ma siis jään maha, kas ma siis jään ilma või mis iganes. You can't miss your chance, öeldi mulle. Sa ei jää ilma oma võimalusest. Sul toimub kõik nii, nagu toimuma peab. Sa ei tee liiga vähe. Sa ei pea hakkama üle rabelema. Mida vähem sa hakkad rabelema, mida vähem sa hakkad nagu üle mõtlema sellele teemale, et kuidas võimalikult palju vabastada, seda rohkem sa tegelikult vabastad. Seda rohkem saab energeetiliselt toimuda. Nii. Vaatan, mis mul märksõnad siin veel on. Huvitav selline võrdlus, et nii nagu galaktikad ühinevad, ehk siis Andromeeda galaktika ja Linnutee galaktika, toimub ka paralleelselt sinu enda ühinemine sinu iseendaga, päris olemusega, toimub paralleelselt ühinemine algallikaga ja toimub paralleelselt ühinemine hingeperega, ehk siis mikrokosmos ja makrokosmos, see kõik toimub paralleelselt. Toimub mikrotasandil, toimub makrotasandil, galaktikate tasandil on ju, ja toimub sinu raku tasandil ja hinge tasandil. Ja nende ühinemise käigus kukuvad kokku ajaliinid, nagu ma ütlesin, ja hajuvad vanad minad ja illusoorsed minad. Nii. Lõpetuseks ajaliinide jutule siin üleüldse. Ma räägin andromeedalastest, kes nad on ja kust nad tulevad. Ma olen siin juba pool tundi jutustanud, päris pikk video tuleb seekord. Aga väga paljudel meist on siis selline galaktiline taust. Ja nagu ma ütlesin, järjest rohkem selliseid inimesi siia sünnib. Ja väga paljudel meist ei olegi ainult üks galaktiline taust. Ei ole nii, et sa oled ainult Andromeedalt või ainult Lüüralt või ainult Plejaadidelt. Sinu hing on kehastunud mitmes erinevas galaktikas, võib-olla, ja paralleelselt samal ajal. Sest see hinge osade jaotumine, seda inimmõistus alati ei hooma, mina ka alati ei hooma, ma ei saa sellest päris täpselt aru, aga mul on näidatud, et me ei kehastu kunagi lineaarselt, me kehastume paralleelselt. Sest meie hing lihtsalt on nii suur. Ja andromeedalased on siis olendid, kes on, nende galaktika on hästi suur ja nende dimensionaalne ulatus on 5 dimensioon kuni 12 dimensioon. Ehk siis 5. dimensionaalsed andromeedalased on kehastunud olendid, aga 12. dimensionaalsed olendid on algallikaga üks ja nemad ongi saatnud oma hingeosasid erinevatesse kehastustesse. Tänu millele 12 dimensionaalne olend saab samal ajal eksisteerida 5. dimensionaalse olendi kehas näiteks ja ka 3. dimensioonis, kui me räägime siin planeet Maast, aga
nad ei vali reaalsust ja keha, mis on nii tihe ja tahke kui see kõige negatiivsem 3. dimensioon, vaid nad juba valivad selle reaalsuse, kus teadvustasand ulatub 5. dimensiooni. Millised on andromeedalaste hinged või siis nende väärtused, ehk siis kui sa tunned, et sa oled ka kuskilt mujalt ja võib-olla sa tunned, et see hinge osa, mingi osa sinust on pärit Andromeedalt, siis ei ole üldse võimatu. Ja nende, ma jagan natukene neid väärtuseid ja võib-olla sul tekib mingisugune äratundmine. Nad armastavad vabadust, liikumist, ruumikust, neile ei meeldi olla liiga kaua ühe koha peal, kas siis füüsiliselt ja ka oma arengus. Nad on uudishimulikud ja nad on oma olemuselt juba hästi targad. Neil on nagu selline sügav teadlikkus ja nad on vanad hinged, öeldakse nende kohta hästi tihti. Sest neis on mingisugune tarkus, aga nende tarkus ei väljendu sellise nagu ninatark olemisega ja ega nad ei eksponeeri oma tarkust ka eriti. Neil on selline tagasihoidlik enesekindlus, tagasihoidlik teadlikkus ja tagasihoidlik jõud. Nad on oma sisemuses hästi nagu stabiilsed ja hästi kohal, ideaalis hästi kohal, eks ole. Ja hästi teadlikud, aga nad ei näita seda välja. Nad tahavad pigem olla kuskil nagu taustaks, tagaplaanil, aga paradoksaalsel kombel nende elu siin planeedil kujuneb alati niimoodi, et nad kas ikkagi on nemad need esinejad, ikkagi on nemad need jagajad ja ikkagi on nemad, kes räägivad teemadest, sest inimestele meeldib nende aura, inimestele meeldib, kui nad räägivad ja jagavad oma teadmisi, sest nad tekitavad sellise energiavälja, mis on hästi rahus, hästi kohalolus, hästi selline nagu inimesi ühendav, sest nad tulevad sellest ühtsusteadvuse tasandist. Ja inimestele meeldib, kui nad on nii-öelda nagu pildis. Neil on raske aru saada aja mõistest. Rääkisin siin ajaliinidest ja kuna siin eriti kõrgetel nendes andromeedalaste dimensioonides aega ei eksisteeri, sest neil siin on hästi raske aru saada aja mõistest. Nad siis, kas nad on kogu aeg hilinevad või on nad kogu aeg hästi vara kohal. Et minul on ka Andromeeda ühendused, paralleelselt on mul Andromeeda aspekt ja ma ütlen ausalt, minul on raske saada aja mõistest aru selles osas, et ma olen alati pool tundi varem valmis, ma teen alati kõik asjad hästi varakult ära, sest mul on tunne, et äkki ma jään hiljaks ja ma ei oska seda aega nagu selliselt arvestada, et ma annan endale alati hästi suure ajaruumi millegi tegemiseks, sest ma ei oska arvestada. Ja muidugi on neid, kes üldse ei saa aru, kuidas see aeg kulgeb. Ja siis nad on kogu aeg hiljaks, nad jäävad kogu aeg maha või mis iganes, sellest aja mõistest on lihtsalt nii raske aru saada. Nad on hästi privaatsed ja eraklikud, neile meeldib omaette hoida, aga nagu ma ütlesin, paradoksaalsel kombel neile kuidagi neid lükatakse nagu esinema. Nad on olendid, või siis inimesed, võib ka olendid, ehk nende omandused kajastuvad siin ka inimkehastuses. Nad tajuvad teiste inimeste vibratsioone enne, kui see teine inimene hakkab rääkima või kui üldse ta ruumi ilmub. Ta juba saab aru, see on see inimene, kes sealt tuleb, ta juba saab aru, millises emotsioonis see inimene on või mida ta öelda tahab. Nad on hästi emotsioonitundlikud, nad näevad neid varjatud emotsioone, mida sa väljendada ei taha, mida sa enda sisse surud. Ja nad mõistavad ja tajuvad energiat. Nüüd ei tasu segi ajada sellega, et nad ei ole empaadid. Empaadid on need, kes võib-olla kõige mustvalgemalt selgitatuna on see, et minu tunne on sinu tunne. Või et need tunded nagu segunevad ja siis kaob ära enda see teadlikkus, et kas see, mida ma praegu tunnen ja kogen, on üldse minu oma või on see tema oma.
See võib olla andromeedalase hinge, kes siia kehastunud on, õppetund, aga sellises tasakaalu plaanis andromeedalane ei ole selline sügav empaat, ta lihtsalt näeb seda sagedust, ta näeb seda tunnet sinus, aga ta ei kao sellesse tundesse ära. Ehk siis kui sinus on sellised need empaadi tunnusjooned, siis võib-olla ehk tasuks endast seda kohta vaadata, et tegelikult sa ei upu teise inimese tundesse ära, nagu sinu hirm ütleb või see varasem kogemus ütleb, vaid sa tegelikult näed seda energiat, see sagedust selles inimese sees ja sa saad aru, mida sa tunned. Ja kuna sina ise oled seda sama tundnud, siis tekib sinu sees see resonants, tekib mälestus ja sa hakkad seda sama tundma. Et see energeetiliste piiride teema on see ka natukene. Neil on hästi tundlik keha erinevate, näiteks erinevate toituse suhtes, erinevate allergeenide suhtes, mis iganes. Neil on hästi tugev kroon ja kolmas silm. Seal on selline hästi tugev energia tavaliselt, aga see ei tähenda, et nad juba loomupäraselt selgelt näevad või et see informatsioon neil selgelt tuleb, sest üsna sageli nad on maandamata, nad ei ole siin alumistes tšakrates, nende süda on kinni sellest šokist, mis siin planeet Maal toimub, kui tihe siin on ja kui raske siin on, nad on lukus ja nad on kinni, sest nad tahavad tagasi koju, nad tunnevad ennast siin külalisena. Ja selle tõttu see informatsioon ja need selgelt tajud, nägemised ei saa töötada nii, nagu nad peaksid töötama, sest nad ei ole maandatud. Ja andromeedalase point ei olegi põgeneda tagasi sinna andromeedale, vaid tuua see andromeeda valgus siia, mis toimub läbi maandamise, läbi kehasse tulemise, alumistesse tšakratesse tulemise. Ja tegelikult siis sa enam ei tunne ka nii tugevat koduigatsust, mis iganes täheseemneks sa ennast ka praegu ei liigita, oled sa andromeedalane või kes iganes. Point on juurtšakrasse tulemine, oma maatähe tšakrasse tulemine, oma kehasse tulemine, siis ei ole sul siin olemine ka nii raske. Sest sa oled siia tulnud ja siia kehastunud selleks, et tuua see valgus, mida sa oled kogenud teistel planeetidel siia. Mitte sa ei taha siit ära minna sinna, vaid sinu missioon on tuua see siia. Ja? Vot nii. Tundub, et ma olen oma märksõnadega saanud ühele poole ja endalegi ootamatult ma ei olnud valmis rääkima galaktilistest teemadest nii suures plaanis või nii sügavuti, aga mind järjest rohkem suunatakse sellest rääkima ja ei saa oma päris loomust maha suruda. Seega ma loodan, et minu teema sind inspireeris, ma loodan, et see tõstatas sinus ka võib-olla mingisuguseid küsimusi, mida sa endast tahad uurida ja avastama hakata ja kogema hakata võib-olla. Ja mis ma tahtsingi nüüd öelda, et tänane video on täitsa teisest puust, mis mul tavaliselt on olnud. Ei ole klassikaline kaardimoori video, vaid natukene sellist energiaülevaadet ja natukene galaktilistel teemadel. Ma loodan, et see sind inspireeris, kõnetas ja tekitas huvi. Ma kindlasti hakkan nendest teemadest veel rohkem rääkima, sest ega mul sealt poolt asu ei anta. Ja tõmban otsad kokku. Tuli pikk video, hästi äge, kui sa jaksasid selle lõpuni kuulata. Ole tubli ja tšau!